Tere, rätsepaisand! Mina olen kaunis mees. Või et kohe kaunis mees? Ei no lihtsalt kaunis mees, see on mu nimi. Väga meeldiv, minu nimi on Mait Niidirull. Tere! Jah, aga ega see tere ei maksa siin veel midagi. Tead, see aeg, kui sina siin teretamisega aega viitsid, ma oleksin võinud suure hunniku raha teenida, kui ma oleks mõne öömütsigi valmis suutnud õmmelda. Olete teie alles nove töömees. Olen. Tead, ma võiks mõne päevaga terve linna teie rahvast riidesse panna. Jaa. Aga kas te olete ka hea rätsep? Kuulge, milles küsimus? Kas ma ei ole seda nägu? Ei no, nägusid võib ju igaüks teha. Kas te ka pükse õmmelda oskate? Oi, teate, püksid tulevad mul eriti hästi välja. Ükskord õmblesin ma härra Piitsavarrele. Vot niisugused püksid, et teda hakati hoopis härra Tünniks kutsuma. Ja vot sedavõrd võib hea rätsepatöö mehe välimust muuta. Hei, minu välimust pole vaja enam küll muuta. Minul on kõik korras. Teate, mis tegelikult oleks meil vaja hoopiski pidukuube, millega kõlbaks kossja minna. Või kohe kossja. Ja kellele, kui lubate küsida? Kuningatütar Martsipanelale. Oot. Ega siis ikka nii ei saa ma riiet teha, kui meest ennast kohal ei ole, kellele kuub läheb. Kuidas? Ma ju olen siin. Sa ei taha ometi öelda, et sa ise... Otse loomulikult. Mina ise lähengi kuningatütrele kossja. Hakkab laulma ka veel. Oma elu ma kingiksin sulle ja kätel sind kannaksin ma. Oled ainus mu kallis sa mulle, teised omaks sa saama ei pea. Kuid sina mu Martsipanella, oled kaunim teiste lillede seas. Kossjas sulle nüüd lennates tulen, sest kõige kaunim mees mina ju olen. Appikene täitsa lõpp. Kuule, ma vist suren ära. Mis juhtus? Kas kutsun arsti? Mis arsti? No teil hakkas ju halva. Kuidas nii? No ise te ütlesite, et surete ära. Läks juba üle, jah. Või et kosse, jah. Tuli sihuke mõte. Teate, mina söön küll oma vana nõelapadja ära kui sihukene. Hea tisu. Aga teate mis? Enne kui te hakkate nõelapatja sööma, võiksite mulle pidukuue valmis õmmelda. Õmblen. Riiet on? On. No. Kuule, sellest saab püksid peale kauba. Tehke siis püksid ka. Aga ärge mitte sellised nagu härra Piitsavarrele tegite. Ja küll. Võtame mõõdud. Nii, ja hästi. Pikkus, meeter, laius, 3 meetrit, ümbermõõt. Kilomeeter. Jah, kuldtükk käsirahaks ja õhtupoolikuks on valmis. Terve kuldtükk. Ja katkisi rahasid mina vastu ei võta. Aga kui palju üldse kokku maksma läheb? Kokku 7 kuldtükki. Tervelt 7 kuldtükki? Ja ikka 7, jah. No 7 päeva töö. Iga päeva eest kuldtükk. Kuulge, kas te tahate üldse minna sinna kossja või mitte? Ei, tähendab, loomulikult tahan. Hea küll. Teeme siis nii, et 7 kuldtükki ja täna õhtupoolikult saab 6 kätte. Just, tead, ma teen sulle ära selle 1 päevaga 7 päeva töö. Nii, kuldtükk. Palun. Ja nägemist. Jah, nägemist. Mida? Ma ütlesin nägemist. Ja pruudi võtan kaasa. Vai, kus on ikka tegelane. Tead, nii paljud kipuvad sinna
kuningatütrele Kossja viimasel ajal. Ja mina ei tea, mis nad temas leiavad. No, ilus ta on ja tark ka ja no raha on ka nagu rabadal ja nojah, mida muud tahta oskakski. Aga see ei ole minu asi. Minu asi on kuupesi tõmmelda ja nii kaua, kuni siin kuningriigis neid lolli jätkub, kes talle Kossja tikuvad, nii kaua jätkub ka minul tööd. Arvestasin vist valesti, et püksasid küll välja ei anna ja kui selle 6 kätte saab. Nojah. Inimene tuleb kuube tahtma endal ainult lipsu ja kuriiet, aga ja küll saab siis lipsu. Eks see lips olegi kõige tähtsam, sest kuidas ta oleks ilma lipsuta siis kuningatütre palget ilmunud. Ja lips teeme lipsu. Moosi, kellele moosi, kes tahab moosi, mul on imehead moosi. Moosi, moosile tulge kõik, moosile. Kes tahab kuki moosiga, see minult moosi saab. Sest suure moosinoosiga tulen jälle ma. Mu moos on lausa võrratu, võin võtta mürkima. Kui oled korra proovinud, jääd moosi sõbraks sa. Kellele moosi? Kes tahab moosi? Ma kuulen moosi, pakutakse, tulge ka siia poole. Teate, siin majas osatakse juba moosi hinnata ja oi, kui palju erinevaid ja tuleb kindlasti proovida ja nii. Nii, näed, oota, ma annan sulle kohe lusika, palun. Kuule, kus sa selle Kirbupere teelusika said? Tead, ma proovin ikka õige lusikaga. Näed, palun. Aitäh. Kuule, sa pane pool purki, kui korraga ju nahka niimoodi. Kuulge, kas te tahate kaubast lahti saada või ei? Tahan. No, ärge muretsege, tead sellise lusikaga käib see kähku. Nii. Päris hea, tikrimoos, eks ju? Ei ole, see on karusmarjamoos ju. Sellepärast ongi siis nii karune. Aga sõstramoosi sul ei ole ega ju? No on ikka sõstramoosiga. On sõstramoosiga, kohe proovime. Ja sõstramoosi on mul ka. Nii, kus on see sõstramoos? No näed, siin on sõstramoos. Ja proovime. Ja, täitsa sõstar. Kes läheb? Moosid ka. Jaa, läheb suust alla küll, jah. Aga teate, seda vaarikamoosi teil ei ole, mis? No muidugi on mul vaarikamoosi. Ja proovime seda ka. Vaarikas. Oi, vaarikas on, näed, selle sees. Paistab küll rohkem nagu apelsin, aga ei ole, see on lihtsalt riie seal ümber, tegelikult on vaarikamoos. Nii et läheb, jah? Jah, no päris hea, aga vot maasikamoosi teil ju ei ole. Muidugi on mul maasikamoosi. On maasikamoosi, oi kui kena, seda peab nii. Mul on terve suur purk maasikamoosi, palun. Vot see on moos.
moos. Nii et läheb ära, jah? Oi, läheb suust alla, mis ludinal koos keelega lausa. No, kas sa ostad ära mult selle moosi? Jaa. Seda, et kas muidu ei saaks? Kuidas muidu? No, ilma rahata või kingituseks või nii? Kohe lihtsalt niisama või? Jah, niisama. Hea eest. Millise hea eest? Hea eest. Noh, kuule, ole nüüd. Tahad seda kurti? Ja. Lahtine. Võtaks kinni see mingi. Paneme siis selle kinni ja siis... No näe, mul on ikka üks kurk veel. Nii. Palun, ma kingin selle moosipurgi sulle lihtsalt hea eest. Oi, milline üllatus. Oi, aitäh. Nüüd on minul küll hea meel. Mitte mul küll nii hea meel ei ole. Ja kahju küll. Aga ma tean, kuidas sa saad seda minu meelt parandada. Kuidas? Ma tean, kuidas sa saad minu meelt parandada. Nii. Et ütle sulle, kuidas, jah? Jah. Kinki mulle ka midagi. Teate, mul ei ole teile mitte midagi kinkida kahjuks. On küll. Öelge, mis see on ja ma kingin. Ausõna. Ausõna. Raha. Kuulge, kes see siis raha kingib? No olge teie siis esimene, kes raha kingib. Lubatud ju sai. Palun, ma kingin selle kuldtüki teile lihtsalt täiesti niisama. Palun. Mul on ütlemata hea meel selle üle. Jah. Ma tänan sind. Aga magusaid hetki sulle, aga vaatan seda veel. Jah. Teile ka magusaid hetki. Ja. Ma lähen vaatan nüüd, kas ma saan veel kellegile Moosi kinkida, jah? Moosi kinkida ja kellegi meele nii rõõmsaks teha. Jaa. Magusaid hetki teile. Ai, aitäh. Vahi, kus on kaval pea. Peaaegu sama kaval kui mina, aga no ei. Sellel ei ole tähtsus. Tähtsus on sellel, et mul on moosi. Nii. Jõuludest ilusti üks piparkook ja paksult moosi peale. Ja ei. Enne ikka töö ja siis lõbu. Pean selle armetu kosilase kandidaadi lipsu valmis õmblema. Varsti on ta kohal ja mul ei ole talle midagi ette näidata. Ja teen selle lipsu ära. Juba saab teha või? Vahi, kus olid? Minu moosi tahmas. Kõtt, ma ütlen. Vahi, kui... On kärbsed alles. Teate, teil ei ole siit midagi saada. Aga hea küll. Jah, tulge kõik jaole, näete siit. Siit jätkub kõigile ja tulge. Nii. No on kõik kohal, jah? Ja maiustage isuga, ja. 1, 2, 3. Noh, toss väljas mis, jah? Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kärbest ühe hooviga. Vaat kus lops, noh. Ma nälga. Palju. Ai, kuulge. 7 ühe hooviga. Kõlab päris hästi, mis? 7 ühe hooviga. 7
ühe hoobiga, ai, vot nii ei saa jääda, et ainult mina tean, kui vägev mees ma tegelikult olen. Sellest peab kohe terve maailm teada saama. Nii, et ma lõin 7 ühe hoobiga. See ei ole mitte tõstagi. Nii, ahah. 7 ühe hoobiga. Ei ole koos. 7 ühe hoobiga. Lips, muidugi lips. Mees. Ei, kaunis mees. No mida iganes. Noh, on narimees sõna. Mis noh? Ma olen nüüd kohal. Ma näen jah. Kuidas on lood on? Oi, teate, lood on aina head. Vaadake, Moosiroosi käis siin ja... Ei, ma küsin, kuidas on lood minu pidukuuega. Teate, on teil seda ikka hädasti vaja? Ma siin mõtlesin, et teete nagu nalja selle kosja jutuga või nii. Otse loomulikult. Ma lähen ju kuningatütrele. Kosja. Ei tee nalja, jah? Ei tee. No, kuulge, sellega on nüüd lood on kuuega. Kuidas? Kas minu pidukuu ei olegi valmis? Ei, mitte seda, et ta nüüd valmis ei oleks otseselt, aga... Enne raam. Minu kannatus hakkab küll katkema. Enne raam. Kuub siia. Enne raha. Äkki paned 6 selga teed maksmata minekut. Kuulge, aga äkki see kuub ei sobigi mulle selga. Kas te kahtlete minu rätseposavuses? Ja kas te kahtlete minu aususes? Ma ütlen enne raha. Enne kuub. Enne raha. Enne kuub. Enne raha. Teate mis? Mul on veel parem mõte. Teeme parem niimoodi. Teie võtate 6 paremasse kätte, panete oma selja taha. Mina võtan raha oma paremasse kätte ja panen oma selja taha. Ja siis loeme koos. 1, 2, 3 paremaga. Anname vasaku kaudu. Võtame. Jah, hea küll. Teeme nii. Olete nõus sellega? Jah, nõus. Nii. 1, 2, 3. Mis asi see on? Kas te ei tunne ära? See on ju lips. Tubli 5+. Aga minu pidukuu, minu püksid. No sellega on siuke lugu, et riiet ei jätkunud. Teate mis? Jah, sest vaadake, mina hakkasin mõtlema, et kui ma teen teile 6 ja püksid, et siis lipsu jaoks enam riiet ei jätku. Mees ilma lipsuta, see on nagu, ütleme nagu ilma peata. Ja sellepärast ma otsustasingi lipsu kasuks, sest vaadake, lips on väga tähtis, eriti tänapäeval. Lips teebki mehe õieti šikiks ja noh, kuidas te oleksite üldse ilmunud kuningatütre ette ilma... Teate, ma teen teile praegust ilma. Nii te nõelete, niisuguse kitli teie lips on läbi. Pea nüüd pea. Ütle, kas sinusugune lugeda mõistab? 7 ühe hoob. 7 ühe hoobiga. Vabandust, mina pole küll mitte midagi öelnud. Äppi tapetakse. Küll nüüd hakkas alles kiire, ei jõudnud head aegagi öelda. Muidu nii viisakas mees. Päris korralik päevavalk, mis. Kus on ikka umbes sõlme peale pannud siin?
Käpid. Käpid. Ai, vaata, kus suni sokutas mulle kulla asemel kukrutäie käbised. Mis ma nüüd vaene mees peale hakkan? Mis sa lind vaid? Kuule, mis sa tahad öelda mulle? Et ma peaksin ise minema kuninga tütrele, kas oi, see on sul hea mõte, see on sul väga hea mõte ja no kas ma mitte polnud kõva mees, kui olin 7 hommikul. Lind, tark lind, tark hea lind, tark lind ja korja käbid kokku nüüd. Ja nii, lähen ja kuninga tütrele koss ja vot. Ja lind, tuled kaasa, on ju, ja läheb sind vaja võib-olla veel. Jah, on ikka seltsis ikka toredam reisida, ütleme niimoodi, jah. Nii. Jah, sa võid käbid võtta. Nii, vaatame, kas kõik vajalik on kaasas. Ahah, taskujuust olemas. Sinu sööme tee peal ära. Ja ega nagu muud ei olegi, jah. Mingid riidetükid siit keski jätnud. Ei tea. Eks sa siis lind võtad laua ühest otsast ja siis viime ära too. Ja noh, seeni vahetusele teeme ka ja... No, ja hakka tassima sinna poole. Titaanist jalad on selle. Olen koori kolosmees. Inimesed, hoidke eest, kui kõnnin küladel. Inimsööja olen ma. Heinalised rõõmsalt tööl, see on homne pidusöök. Jah, hairadiirallallalla, inimsööja olen ma. Heinalised rõõmsalt tööl, see on homne pidusöök. Jah. Võimas on mu lauluhääl, laulan nii, et kuu ja tähed taevast kukuvad. Plärts. Nii hea, et ikka keegi plaksutab ka. Muidu seisa nagu kirrik siin keset mäge ja rammu ei ole ka kellegiga katsuda, sest nii kui inimesed mind näevad, nii panevad nad plehku, sest ma olen nii kole, nii hirmus ja... Oled sa siis tõesti nii hirmus? Olen ja... Mina küll nii ei ütleks. Kuule. Kes siin räägib? Kuule on või? Vaata siia poole. Kuidas te... Kõik oinas laua Kuidas teie siia peaaegu sattusite? Tulime. Tulite? Ja kas te mind üldse ei karda? Ei tea, miks me sind kartma peaksime. Nimi on sul küll Poled õnn, aga muidu oled päris tavaline hiiglane nagu. Kui sa mu nime teate, Aino, siis te peaksite olema kuulnud ka ju neid tempe, mida ma teinud olen. Ühte koma teist oleme kuulnud küll, jah. No, ja üldse mind ei karda. Vaata. Tavaliselt inimesed mind kardavad nagu hullemini kui vana pagan välku. Ei, mina küll ei karda. Ma olen ise ka päris kõva mees.
kõva mees. Sina. Sinusugune kõva mees, kuule, see läheb juba huvitavaks. Näed. Loe. Aga sa arvad, et ma oskan lugeda? Võiksid. Võiksid. Aidake. 7 ühe hoobiga. 7 ühe hoobiga? Jah. Kuidas? 7 ühe hoobiga sinusugune. Ei usu, hea taas ma võitan. Oot, aga siis saab tema koju rammu katsuda. Ja, kuule, katsume rammu, kuule. Tead, kui mina võidan, siis mina annan sulle ühe võmmu. Ja kui mina ei võida, ma sulle võmmu ei anna. Vot niimoodi teeme võistluse, vaat. Tere ise. Kuulge, see küll ei sobi. Teeme hoopis niimoodi, et hea küll, kui sina võidad, siis annad selle võmmu. Aga kui mina võidan, siis jätad kõik oma koledustembud maha ja hakkad heaks. Ei, see ei lähe. Noh, siis ma annan sulle niisama ühe võmmu. Tule siia poole. Oot, olgu. Teeme nii, aga milles me võistleme? Milles me võistleme, jah? Lauateist. Kuule, võtaks kivi kuskilt. On kivi? No, vaatame. Näed, seal. See seina sees või? Jah, appa. Ahaa. No vaata, kas jaksad vee välja pigistada? Kivist vesi välja. No. Vett ei tule, aga nii on hea. Aga vaata siia. Vot, kes võitis? Tema. Olgu sinu võit, aga teeme ühe võistluse veel. Viskame kivi. Tema veel. Kuule, mina siia ei hakka küll sinuga siin kivi loopima. Kuule, keegi võib pihta saada. See ongi ju lõbus. Sinnapoole igatahes. See on hea küll, kui siis sinnapoole. Sinnapoole. Mercedese buss. Ei, oota, see on ohtlik. Viska sinnapoole. Näe, seal on kindlustus on. Jaa. Väga hea. Parem on, nii. Oota, valmis? Näete? Nojah, lendas küll, aga tead, maha kukkus. Gravitatsioon. Vaata, kui mina kivi loobin, siis kivi lendab nii kaugele, et ega ta üldse maha ei kuku. Ei ole võimalik. On. Vaata. Hoia nüüd pilk horisondil, on ju. Jah? Nii, oled valmis? Kohe heidan, kohe lendab kivi. Vaata, et sa nüüd ei pilguta, sest japsti! Vahi! Jaa. Ahah. Vau. Orbiidi. Jaa, nagu Gagarin. Vot, minu võit. Aga mis ma nüüd tegema hakkan? Jätad tembud maha ja hakkad heaks. Aga inimeste hirmutamine, see oli minu ainuke lõbu. Tead, kui sulle hirmutada tõesti nii väga meeldib, siis ma tean ühte talumeest. Ei ole siit üldse väga kaugel, kellel oleks hädasti vaja hernehirmutist. Aga mina ei oska herneid hirmutada. Kuule, ära muretse, see on lihtne, vaata. Seisad niimoodi, kõigud tuule käes. Jah, vot, ja kõik. Soole ei ole vaja võtta. Ei. Ei, ära saa Ta hirmutab kärtseid ja linde. Vot, noh, oled nüüd hernehirmutis valmis küll. Tuleb välja, aga pea nüüd meeles, et kui ma peaksin kuulma, et sa oled jälle hakanud marjulisi ja seenelisi siin teede peal ära sööma, et siis tulen ma tagasi ja saad selle võmmu, millest me rääkisime. Eks ju? Okei, tšau, paka. Nii hea tunne. Nii hea tunne, et sind kellelgi vaja on. Ootan aplausi. Olipa hea tunne, aitäh. Küll on hea tunne. Lihtsalt hakkavad tühja koha pealt lapsed. Oi, hea tunne, aga herne hirmutamiseni teile.
tead, mis ma kuulsin? Ma kuulsin, kuidas kuninga tütred küsis, et mis saab siis, kui mitte keegi ei arva ära, et mõistatuse vastus on armastus. Mis asi see armastus veel on? No see ongi see, mis on suurem kui meri, palavam kui päike ja kaunim kui kuu. Ah soo, suurem kui meri, palavam kui päike ja kaunim kui kuu. Jah. Vägev. On ju. Tere päevast, jõudu! Ära muretse, jõudu meil on. Mida sinusugune siit otsid? Ega muud, kui ma kuulsin, et teie siin lossis otsitakse kuningatütrele peigmeest. See on tõsi küll, jaa. Kuningatütrele otsitakse tõesti peigmeest. Aga mitte sellist, sinusugust. Täpselt. Ja tead, kas sa äkki ei arva, et sa ei jaksagi seda silti kanda? Just nimelt seda, mida kuninganna armastab läbikukkunud peigmeestele. Jah, ta tegelikult annab niimoodi, teeb ka. Ja riputab, mis sildi? No vot seesama silt, mis mu kaela riputatakse, siis kui nad ikka minema hakkavad juba siit, on ju. Siis kui nad minema aetakse. Aha, ja, see, kus on kirjas, mina olen loll. Ja, tean. Aga teate, ma arvan, et mul ei ole peale selle rohkem ühtegi silti vaja. 7, 1, hoppiga. Hoobiga. 7, 1, hoobiga. 1, 2. Vabandust, daamid, kes siis ukse lahti teeb? Jah, tuleb ikka kõike ise teha. Elas oli üks kuningas kord ühel kaugel kuningamaal ja oli see kuningas kurb, sest tütart mehele panna ei saa. Tead, jäta juba järele, Karla. Lase nüüd midagi lõbusamat. Ei tule ühtegi lõbusat laulu meelde. Ei tule ühtegi lõbusat laulu temal meelde. Ise tahab ju veel kuningas olla. Päris põduraks oled jäänud. Iga hetk on meil kosilased siin. Ja temal ei tule. Ei tule jah. Ja ei püsi naeratus mul näol. Tead, ei püsi temal naeratus näol. Teen sulle tuule alla kohe. Martsipanello! Kohe! Jooksuga! No tuled juba või? Tütreke! Jah, emake. Tule nüüd siia. Tule. Tead, laulame ja lõbustame veidikene seda meie vanadoid. Eks ju? Noh. Lõkkerdan, rõõmustan, helises uues koguloones. Kohas, kus on palju nalju naeru, igased mõned ära kaovad. Üllatus! Näol on naer! Väga tore! Kui nüüd veel... Aga sa näed, vaata, kuidas üks väike nali ajab suure mure ära. Vot sinna ma tahtsingi jõuda. Kui nüüd veel ka mõni posilane tuleks, kes mõistatuse ära arvaks, siis oleks kõik hästi. Aga ei, mina seda enam usu. Tütreke, miks sa pidid nüüd keerulise mõistatuse välja mõtlema? Aga see ei ole ju üldse keeruline. Või veel, aga see peabki ju keeruline ju olema, sest meie väimees, tema peab olema ju tark ja ilus ja julge ja uhke ja... Tema ei saa üldse. Ei, emake, seda kõike ei ole vaja. Tähtis on see,
ta arvab ära selle mõistatuse, sest see vastus on tähtis. Kui ta seda teab, siis tuleb kõik muu iseenesest. Kus nüüd ütles, kuulsid jah? Aga kas siis ilu tuleb ka iseenesest? Muidugi tuleb. Aga rikkus? Kas siis rikkus tuleb ka iseenesest? Tuleb küll. Aga uhkus ja see suur sugusus ja kõik need uhked ja peened kombed? Tulevad, kõik tulevad. Minu sügavaim kummardus. Võtke vastu minu kosjad ja pange mind proovile. Olen valmis asetama oma südame teie jalge ette, printsess Martsipanella. Vaat, kus tuli üks suureline välja. No kohe saame näha. Ütle talle oma mõistatus ja näeme siis seda. Isakene, kas seda tingimust ei saaks ära muuta? Või veel? Kahjuks küll, mu tütreke, ei saa. Sest ise sa käisid mulle peale, et ma annaksin välja seaduse ja selles seaduses on öeldud, et seda seadust mitte ühelgi tingimusel muuta ei tohi. Isakene. Ei ole siin mitte mingisugust muutmist. Ja te vaadake, tal pole ju uhkeid riideidki seljas. See ei loe ma. Loeb küll. Kindlasti on ta vaene kui kirikurott. See ei tähenda ema. Ja vot tähendab küll. Ja ta on kindlasti veel ka madalast soost. Mõni kingsepp või plekissepp või kellassepp või mingi sadulsepp või muidu sosssepp. Olgu või rätsepp, see ei ole tähtis. On küll. Kindlasti on ta ka üks harppükse loll pea. Ei, emake, seda ta küll ei ole. On. Räägi siis oma mõistatus ära. Jah, hakkad jääb pihta. Ütle talle see oma mõistatus ja siis anname jalaga ja sildi ka saab kaela. Olgu, aga seda ma teile ütlen, et kui tema peab minema, siis lähen mina ka. No küll me siis näeme. Hakka pihta juba. Kallis külaline, ma ütlen sulle nüüd ühe mõistatuse ja kui sa selle ära arvad. Aga kui sa ei arva, vaat siis me riputame sulle kaela sildi, millel on kirjutatud mina olen loll. Lubage, ma arvan, et ma arvan ära. Lubage naerda. Hakka pihta. Mõista. Julgemini, ärge kartke. Mina ju ei karda. Mõista, mis see on? Suurem kui meri, palavam kui päike ja kaunim kui kuu. Ja kaunim kui kuu. See saab olla vaid üks. Armastus. Õige, ta arvas ära. Isa, ema, ta arvas õige vastuse ära. Ometi kord, nüüd on kõik mure. Ega ei ole küll. Aga meil oli ju teine tingimus veel. Isa ei olnud ju teist. Oli. No ütle talle nüüd vanamees, mis sa vaikid? Kahjuks küll. Ja milles see teine tingimus seisneb? Vaata, oled sa kuulnud nendest kahest röövlist, kes elavad siin ümbruskonnas ja hoiavad kogu küla oma hirmu all? Mats ja Mihka. Ma arvasin, et kuningas on oma suure sõjaväega neist ammu jagu saanud. Jah, tead, sõjavägi või asi, eks ole, hea, et pooled sõduritest üldse koju pääsesid. Et nii jubedad röövlid kohe. Ja, absoluutselt jubedad ja vaat sinu asi on nemad nüüd ära ka võita. Aga öelge, kas see on nüüd viimane tingimus või tuleb neid pärast veel ja... Ah, milleks? Rohkem polegi vaja. Selge.
Siis sellisel juhul ma arvan, et ma tean nende vastu rohtu. Mis rohtu? Vabandage, ma ju ei tutvustanud ennast. Minu nimi on Mait Niidirull. Aga õige nimekaart on mul siin. 7 Hoobiga. 7 hoobiga. nii et 7 hoobiga, jah? Jah, 7 hoobiga. Kuidas sellest nüüd aru saada? Nii nagu kirjutatud. Lõin 7 hoobiga. Võitsin teel siia hiiglast koletõnni rammu katsumises. Ja no, ematasin teie need tädikesed siin ka põõsasse, aga sellega vist ei tasuks kelkida. Igatahes, asi siis nende paari röövliga hakkama saada. Jah, ma olen homme hommikul tagasi. Au revoir! ma ootan sind, Mait, ma ootan sind, kui vapper ta on. tead, aga no nii, selle asjaga on nüüd siis ühel pool tänaseks. mina usun temasse, mina usun temasse. Tead, Tütreke, kui sa väga kõvasti usud, siis see võib ka täide minna. tead, usu või ära usu. aga vaata, 7 hoobiga, no ma ei tea, 7 kärbest ta võis ju 1 hoobiga. ema! aga need 2 röövlit teevad talle 1-2 ärtust ära ja asi paska. nii et. aga mina usun temasse. ei, tead, nüüd on aeg magama minna. mina jään. ei, nii, aitab lösutamisest, meie lähme magama ja sa tuled praegu magama meiega. mina jään siia ootama. no vaatame siis, kaua sa siin passid. kuni ta tagasi tuleb. siis võid jäädagi. Tee, kuidas heaks arvad. tule sina nüüd. mina jään. röövida ja sina röövid, kui kulda ei ole. ja kõht on tühi. aitab küll. kaua võib laulda? õi, võhm on väljas. ei kuulnud vä? ma ütlesin, et mul on võhm väljas. mul läheb kops üle maksa. sa ei kuule ega sa ei taipa. ma ütlesin, et mul on toss väljas. ahah, jah, ahah, tead, ma pean midagi süüa ka. eile oli. ära aja mulle kärbseid pähe. ma küsisin, kas täna on. ei ole jah? ei ole jah? ma mõtlesin, et teeks ühe mõnusa söömaja. aga võta näpust. mitte midagi pole süüa. tead, paneks silmaluugid kinni, laseks leibaluusse. pärast ärkame ülesse ja siis vaatame, mida veel röövida annab. aga tead, seda ma luban. ma täitsa luban seda, et me nälga ei jää. tee kokku ja magama, aitab küll. paneme. mida? silmaluugid kinni. paneme siis silmaluugid kinni. oota, laseme. mida? leibaluusse. tead, pane oma silmaluugid kinni ja hakkame magama.
mind siin. Mina pole sittinud. Tõsi pole, magame edasi. Magame edasi. Mis sa tood mind, kuule? Mina pole sind üldse tagunud. Tead? Või nügimine ja tagumine, tead, ma sulle veel näitan siin. Kuule, seal on meie söömaarg. Kõht on täis. Tule siia. Tule siia ja tiibukri ja võrti. Ma panin. Vai, kus materdas siin aga? Kuulge, see näitab, et hüva nõu võidab alati kurja jõu, jah. Tead, see oli nagu laurev revolutsioon, aga hoopis tantsuga. Tantsiv revolutsioon, kuulge. Ma kuulen sõnne. See on tema. Isa, ema, tulge ruttu. Mait Nidirul tuleb tagasi. Kas on see tõesti tõsi? Mina. Nüüd siis juhtus. Nägin just nii toredat tund, kus uhke prints astub uksest sisse ja... Nidirul tuleb tagasi. Meie võit. Röövlid on võidetud. Ja kutsuge oma see sõjavägi, las seavad kinni. Vot. Mina uskusin sinusse, mina uskusin. Mis oleks võinud seda arvata? Seaduse silmis on kõik tingimused täidetud. Hõissa pulmad! See, mis räägiti siin teile, see ei juhtunud üleeile. Kõik see juhtus iitsal ajal ja sest tõtt on nii, kuis vaja. Sõin ja jõin seal minagi, kuid suhu ei saanud midagi. Nii jah, sõbrad, kõik see oli väga ammu. Vahepeal on palju vett merre voolanud, paljud kuningalossid ära lagunenud, metsad asemele kasvanud ning metsad maha võetud ja asemele ehitatud suured pangad ja pilvelõhkujad. Aga inimesed peavad tähtsaks ikka samu asju. Nad usuvad armastusse ja tahavad, et neid juhiks targad ja suure südamega inimesed. Lootske ja uskuge. Uskuge sõprust, uskuge armastust. Kõik tuleb. Aga senikaua ärge unustage muinasjuttu. Tants. Te ei pääse nii kerge. Siin tantsime. Siis ma pean kaamerat keerama.
oi. tagasta ja nüüd minna. ma vot tagastan varastatud vara. see oli. Pipilt võtsid ära. sõbrad ja ilm oli ka nii super ilus ja hästi lahe on näha, et ma tegelikult tundsin siin mõned ära, kõik ei tundnud, aga see on nüüd sellises nagu Austria või Šveitsi võtmes, et need ka põlvpüksid ja asjad, et see esimene lavastus oli selline hästi kohev ja selline printsessi värk, et nüüd on hoopis teistmoodi. aga veel kord aitäh, et te nii kaugelt tulite ja eks siis meie peame vist jälle tulema sinna mäetagusele mingi aeg, et me ka käisime teil vastu. Kiiklasse, jah, just. Et käisime ka vastu külaskäigu, nüüd on juba sellest kah aega, et siis... 11 aastat. Vot, no näed, aga igal juhul veel kord hästi tore, et te tulite ja siis uute kohtumisteni ja ära jooksma ei pea, et meil on ilus soe ilm, palun, olge nõus. Aitäh teile! Ja nüüd kõik võivad ennast mõnusalt tunda, et me uksi kinni ei pane.